igaks juhuks ja kuna me oleme webinariga juba teele asunud, siis ma kordan üle küsimused, millega me teele läksime, et lihtsalt need, kes salvestust pärast järgi vaatavad ja mingil põhjusel ei saanud kohal olla, et siis nad teavad, kus me teel oleme. Ja need küsimused olid siis nii-öelda edasiviiva tagasiside teemal, et kuidas rääkida rasketest asjadest nii, et suhe jääks terveks, kuidas muuta tagasisidet tõhusaks, et see päriselt käivitaks mõistmist ja arengut ja kuidas ise rahulikuks ja julgeks jääda, kui teine reageerib. Et 300 osaleja peale siis 140 küsimusest koorusid need peamised välja ja Triin alustas juba, kus te saite ise sisse vaadata, et mida siis üldiselt oled tagasiside andjana kogenud ja mida oled üldiselt tagasiside saajana kogenud. Et mida mina märkasin siis chatis oli see, et palju oli seda, kus seda tagasisidet ikkagi väärtustatakse, pigem nagu tunnustatakse. Et mis me nagu koolitustel ja üks-ühele vestlustes oleme märganud, on seda, et öeldakse pigem, et see tagasiside on selline kuidagi nagu sellise negatiivse taustaga või negatiivse varjundiga. Et see on nagu see pool, mis on selline huvitav osa, et kui me mõtleme korra tagasiside peale, et kas tagasiside on positiivne või tagasiside on negatiivne. Et see, mida mina arvan, on see, et tagasiside on lihtsalt tagasiside. Et tagasiside ei ole ei positiivne ega negatiivne, et positiivne ja negatiivne on see emotsioon, mis me sellele tagasisidele siis paneme, kas siis tuleb see sellest olukorrast see emotsioon, on see siis positiivne või negatiivne, või siis see tunne, kui me peame minema tagasisidet andma, et selline kas ebamugavustunne või seesama selle olukorrast kaasa tulev emotsioon, et see on see, mida me tavaliselt nimetame negatiivseks või positiivseks. Iseenesest tagasiside kui selline, meie nimetaks seda arenguks. Kuidas, Triin, oled sa nõus minuga? Ja, et ma ei tea, mina olen andnud vist tagasidele aja jooksul juhi kogemusest kasvades ka coach'iks vist see, et tagasiside on lihtsalt üks juhtimise viis. Ja juhtimise viise, mis siis looks sellise selguse, suuna ja kindlasti ka vastutuse küsimus ja võib-olla just see, et tagasiside tegelikult selles sees on ka oluline see inimväärikuse säilitamine, et see on kesksel kohal, see inimkesksus, et see võib olla minu vaade. Ja väga hea, et sa tõid välja, et see on juhtimine, samas minule kõlab ka see koostöö, et kui me inimestena teeme midagi koos, ükstapuha on see eraelus või tööelus, siis tegelikult see tagasiside annab meile aimu, et kas me liigume õiges suunas või me peame midagi muutma. Ja me nimetakski tagasiside pigem, et on olemas siis nii-öelda siis toetav tagasiside ehk siis tunnustav tagasiside ja on olemas siis korrigeeriv tagasiside, et see on see koht, kus meil tõesti on vaja midagi muuta, midagi teistmoodi teha ja mõlemal juhul on ju tegemist arenguga. Et ka see, kui mina saan, Triin, sinult pärast webinari näiteks tunnustava tagasiside, siis ma tean, et kui ma järgmine kord webinarile lähen, et ma võin seda edasi kasutada, sest see töötab või see toimib. Ja samas, kui me pärast webinari Triinuga arutame, et kuidas meil läks ja võtame välja need arengukohad või mida võiks teisiti teha, siis me mõlemad õpime sellest, et vaata, webinaris võiks ju veel nii teha ja teisiti ja kuidas ma ikkagi saan selle alguse kenasti salvestama nii, et ei tekiks seda olukorda, et ma pean korduse tegema. Et selle eest olukorrast ju ma õpin ja tegelikult see ei ole ju ei negatiivne. Mis sest, et see on ju arendamist vajav koht. Et kuidas tundub, et kumba tagasisidet on teil lihtsam anda? Negatiivset, mida nimetatakse, eks ju, negatiivset, mida meie nimetame siin täna siis selliseks korrigeerivaks tagasisideks või siis pigem ikkagi seda tunnustavat, et kumba teil on lihtsam anda? Et võite chati täitsa panna, et näeme, mis teie mõtted on. Et mis on see? Et jah, et siin on erinevad, eks ju, kellel on tunnustavat keeruline anda, kellel siis tagasisidet, seda korrigeerivat. Ja see on jah huvitav, et see on see, et kuidas me sellesse nagu suhtume.
ja Kristi, või Mhm. ma jagan siia, ma käisin ühes suures grupis just ja siis seal tuli ka hästi vägevalt välja, et eestlase omaselt, et mingil põhjusel isegi see just vastuvõtja rollis, et tunnustust on meil väga keeruline vastu võtta, sest me ei ole harjunud noh, nii-öelda saama kiitust, tunnustust. aga kuidas enamus tõid välja, et aga kuidas seda kriitikat ikka, seda negatiivset, noh nagu nimetatakse, seda poolt on palju lihtsam vastu võtta, mis oli nagu huvitav, et selline 40 inimest ja enamus leidsid, et seda tunnustust on väga raske vastu võtta. Ja ma vaatangi, siin oli ka keegi, kes just mainis, et tegelikult sõltub ka vastuvõtjast, et kuidas see vastu võetakse. Et mina ütlen ka, et tõesti, kui keegi ütleb hästi, siis mingi aeg tagasi oli minul ikka väga raske seda vastu võtta. Ei, no mis mina, ma pole teinud ja ma pole olnud. Et siis kippusid ikkagi tagasi lükkama. Täna ma vaatan, et ma olen juba arenenud, ma ütlen, oi kui tore, et mulle täna öeldi, et vaata, kui hästi sulle sinine värv sobib. Noh, see on ka ju tegelikult tunnustus, et mulle märgati, ma ütlesin, et sa võiks sinist kanda, öeldi mulle. Ja siis ma ütlesin ka, et oi, aitäh, et näed, ma ise ei teadnud, et oi kui tore on ju. Et ma vaatasin, et ma oskan vastu võtta küll päris hästi. Ja teine pool on muidugi, kui on see korrigeeriv tagasiside, siis vastuvõtjana mina näen sedasama, et esimesena asjana tahaks hakata kaitsma. Kuidas tundub? On see, et tuleb nagu ikkagi esimene kaitse, et mulle tundub, et see on väga nagu ka loomulik osa inimeseks olemisest. Et seda saab treenida ja saab harjutada, kas sa selle kaitsega välja ütled, on teine asi. Aga minu meelest on siin nagu üks asi veel selle tagasisidega on see, et millal sa seda tagasisidet annad. Et, äh, et kas sa annad tagasisidet kohe, nii kui sa näed ja kohe reageerid. Või siis sa võtad ikkagi aega mõtiskluseks, nagu keegi ütles, et siin korrigeerivat tagasisidet ikkagi, et vajab, on keerukam anda, siis see vajab aega ja läbimõtlemist. Et kas sa võtad selle aja korraks reflekteerida endale seda olukorda, et mis toimus, mis juhtus, mis on see, mida mina ise saan teisiti teha, mida ma ootan tegelikult teiselt osapoolelt, et kas ma võtan selle aja. Või siis on see, et ma üldse lükkan edasi ja kogun kokku ja äkki annan üldse aastas korra arenguvestlusel. et, et minu meelest on see ajastuse pool ka oluline, et mina olen või minuni on mõistmine jõudnud, et see tagasiside on oluline anda võimalikult kohe. Et nii kiiresti kui võimalik, siis teine pool ju mäletab seda olukorda võib-olla hoopis teisiti, mäletab sealt hoopis mingeid muid detaile. Ja siis on see, et mida lähemal me oleme sellele olukorrale, seda lihtsam on meil seda meenutada ja seda koos arutada, et mis seal siis toimis, mis ei toiminud ja mõista, et kes ja mis peaks siis midagi nagu muutma. Ja mida me kauem edasi lükkame, seda suurem tõenäosus on see, et me tegelikult ei mäleta. Et mina olen korra saanud ühte tagasisidet nii, et mulle anti nagu 2 tagasisidet korraga ja sellest oli kuid mööda läinud. Ja need olid 2 täiesti erinevat sündmust ja mulle anti need 2 tagasisidet niimoodi, et põhimõtteliselt mingisuguse suvalise vestluse vahel mulle anti see tagasiside. Ma olin küll üksi selle teise inimesega, kes mulle tagasisidet andis ja ta lahvatas need mõlemad kohad nagu korraga nagu välja. Ja teate, kui ma hakkasin täna Triinule seda lugu rääkima ja ma tahtsin öelda, et noh, mida mul siis paluti korrigeerida, siis ma teadmata aus olla, ma ei mäleta. Ja ma ei mäleta seda väga mitmel põhjusel. Esiteks sellest oli nii palju aega möödas, et need mõlemad sündmused olid mitmeid kuid tagasi ja see, mida mina mäletasin sündmusest, ei olnud üldse see, mida vastas oli ja minule nagu rääkis. Teine pool oli see, et kui ma selle tagasiside sain, siis käis sealt ka läbi, et tead, me siin teiste kolleegidega arutasime ja see käitumine selliselt ikkagi ei noh, või selliselt toimus, see ei olnud nagu käitumine, see oli nagu mingi tegevus, mida ma siis oleks pidanud teisiti tegema, et see ikka ei lähe. No ja muidugi, mis juhtus mul, ma läksin tundsin, kuidas mul temperatuur tõusis, et minu selja taga on veel minust räägitud, kolleegid on kuid arutanud seda, ma ju ei tea, vaata mul endal tekkis seda, et kogu aeg räägivad mu selja taga ja mina mitte midagi ei tea, et ma olen midagi valesti teinud. Nii et ma arvan, et see emotsioon võttis minust täiesti üle, et ma ei osanud meenutada, mulle anti ta sellised ümmargused, sest ega siis see inimenegi enam seda olukorda detailselt ei mäletanud. Ja lisaks oli siis teiste kolleegidega arutatud ja mina olen olnud väga pikka aega teadmatuses. Ja mis nüüd juhtus, kui ma räägin teile seda lugu?
ma tõesti ei tea, mida ma pidin korrigeerima, et võib-olla kui ma satuks nende inimestega nüüd koos sedasama asja tegema, äkki ma teeks samamoodi, sest ma praegu tõesti ei mäleta. Ja mida ma mäletan, on see, et mul vähenes usaldus selle nii-öelda nende inimeste ja ka selle inimese vastu. et see toimus kõik kuidagi selja taga, et see oli hoopis see, mis mulle meelde jäi sellest olukorrast. Ja siis olen mina see, kes ju tegelikult ilmselt nüüd, kui ma lähen järgmisele sarnasele kohtumisele, öeldakse, et aga ma anti tagasisidet, aga ma ei korrigeerinud oma tegevust. Aga mis toimus minu sees, et see möll oli nagu päris suur. Nii et see on ka, et millal me anname ja kuidas me siis anname seda. Ja samuti on see, et kelle kogemus see ka on, et kas see on minu kogemus ja mina reageerin kohe ja annan teada, et vot ma olin ise selles olukorras, ma nägin ja saame seda olukorda rääkida. Või on see, et keegi teine mulle rääkis ja siis mina pean minema andma tagasisidet, keegi teine oli kuskil olukorras. Et tõenäoliselt ma annan siis ju selle teise inimese vaadet sellele olukorrale, aga ma ei saa tegelikult anda päris tagasisidet. Et kelle poole teie pöördute, kui on vaja tagasisidet anda, kas pigem on see, et olete ise see, kes lähete tagasisidet andma, kui te olete selles olukorras, et tundub, et nüüd on see tagasiside andmise koht, või siis te näiteks ootate oma juhilt või kolleegilt, et tema teeks, kuigi te olete ka koos, eks ju, selles olukorras. Mis teil on kogemus, võite chati kirjutada. Kas te pigem olete see, kes ikkagi annate ise selle tagasiside või on see, et te ootate, et keegi teine annaks, et kas juht või siis ka kolleeg, et ootad ise seal tagaplaanil ja loodad, et see kuidagi nagu laheneb ilma ise sekkumata. Sest mina usun, et neid olukordi, kus ma olen olnud küll kolleegiga tööl ja loodan, et no juht võiks nüüd küll selle töötajaga rääkida, ilma et ma ise läheks seda tagasisidet andma, et mina arvan, et ma võin päris mitmeid selliseid olukordi meenutada oma töökogemusest. Nii, et oleneb olukorrast, annan ise, lähen ise küsima andma, mina annan ise, minu otsustada. Nii ja naa, aga arvan, et juht on õigem. ja et see ongi, et mis hetkel ja mis situatsioonis jah, et kui on mingisugune võib-olla korduv teema, mida on vaja arendada, aga selle teemaga tekib siis see olukord, et seda ikkagi ei muutu ja ei muutu, siis ühel hetkel on vaja tõesti pöörduda juhi poole, et meie oleme siin andnud oma tagasiside. Aga jah, kõige kuidagi nagu kasulikum oleks ikkagi see, et kes oli selles olukorras kohe ja saaks kohe anda selle tagasiside, et ilmselt siis see on see, kus on veel meeles ja mõlemad pooled saavad rääkida siis nii-öelda oma vaadet. Küsimus, kes on asjasse segatud, mis teema, nii et olen täitsa nõus, et see teema on palju laiem ja kõiki me neid täna kahjuks siin webinaris ka kanda ei jõua. Et olen nõus, et siin ei ole nagu ühest vastust sellele ka, nii et aitäh teie vastuste eest. Mis siis on veel, mida ma mõtlen, et on hea teada tagasiside puhul ka seda teadlikult valida, et milline on see tagasiside, mida ma annan. Et ma praegu siin webinaris tooks ära võib-olla sellist 3 erinevat viisi või vormi, ma ei teagi, kuidas see õige oleks öelda nende kohta, millised tagasisided on, et näiteks üks selline tagasiside vorm on selline otsene tagasiside ehk siis on see reageerimine. Ehk ma pöördun kohe ja kiirelt, nii kui ma näen ja ma katkestan mingisuguse tegevuse. Noh, näiteks kujutate ette saeveskit ja seal on siis üks meesterahvas, kes saeb, eks ju, puid ja siis sa näed, et tal on käsi saele liiga lähedal, et siis on ära hoia kätt liiga lähedal saele, et ilmselt see on selline esimene ja väga kiire reageeriv tagasiside. Ja see tagasiside pigem on siis selline, et kui on sellised olukorrad, kus ongi vaja kiiresti reageerida, et kas on kellegi tervisohus, ma ei tea, eluohus või mingi muu ressurss, et mina olen rahanduses töötan, siis näiteks ka raha, et valuutavahetuses olid, kui tellerid seal töötasid, et kui märkasid, et ta ütleb kliendile ühe valuuta, aga tegelikult käes on tal teine, et siis tuli kohe reageerida, öelda, et kuule, ole hea, loe oma raha üle, et vaata, et mis valuuta sul käes on. Et see on siis selline nagu otsene tagasiside ja selline pigem selline reageerimine. Nüüd teine tagasiside vorm, mida me võib-olla annaks sihukese stiilina on edasiside. Ehk siis see on see, kus
kus öeldakse, et mis on see tegevus, mis ei toiminud, mida võiks teisiti teha ja samuti antakse juurde see mõte, et aga kuidas siis võiks teisiti teha. Et kui eelmises näites oli, et ära hoia kätt nii lähedal saele, oli lihtsalt see, et mida ei tohiks teha, aga sinna peaks siis edasisides tulema veel, et ole hea, et hoia käsi siin ette nähtud märgistatud kohas, et siin on sinu käel nagu turvaline, et siis ta oleks edasiside. Et see võib olla ka näiteks selline, et tänasel esitlusel sa kiirustasid, et palun räägi aeglasemalt, siis on sind parem mõista. Et see oli praegu tagasiside mulle endale, et ma vaatasin, et ma hakkasin kiirustama. Et see on siis selline edasiside vorm. Ja siis kolmas vorm, millesse meie hästi nagu usume ja siiralt usume, et see aitab hoida nagu selliseid suhteid ja toetab, on siis selline reflekteeriv tagasiside. Ehk siis see, kus ei lähegi otse ütlema, mida mina nägin või mida mina olukorrast arvan, vaid vastupidi, ma hoopis küsin. Et ma küsin inimese käest, et kuidas sina näed, et tänane kohtumine kliendiga läks? Siis lisan võib-olla sinna juurde, et mis oli sinu meelest hästi, mis oli näiteks takistuseks ja mida teeksid teisiti, kui sa saaksid samad kohtumist näiteks korrata. Et see on selline tagasiside, mida meie teeme Triinuga siis, kui me täna webinari lõpetame, et siis me võtame selle aja ja sellise tagasisidega läheme meie tegelikult teele. Nii et mina tooks välja sellised 3 nagu peamist sellist vormi. Et kui te praegu mõtlete selle peale, et milline tagasiside nendest sinus võib-olla kõige rohkem niisugust negatiivsust tekitas, et tundub, et see on ebamugav tagasiside, et kas siis selline otsene tagasiside, mis on reageeriv, pigem selline edasiside või siis hoopis see reflekteeriv tagasiside, et kui öeldakse, et tagasiside tavaliselt on pigem selline just see korrigeeriv on negatiivne, et reageeriv, et kes veel, et milline tagasiside sinus kõige rohkem võib-olla sellist negatiivsust tekitab. Ahah, meeldib viimane, et see reflekteerib, ma saan aru, et positiivses mõttes meeldib, et mulle meeldib viimane. Nii, kas keegi soovib veel vastata? Kui ei pea vastama, nii et reageeriv mõjub negatiivselt pigem, edasiviiv. Mulle meeldib otsene, reageeriv. Ja et kui tuleb kolleegi kohta rääkima, et siis kuulan ka ära. Et see on ka, et kui keegi tuleb tagasisidet kellegi teise kohta anda, et siis see küsimine ja kuulamine on üks viis mõista seda olukorda. Leiaks ise väljapääsu. Ja et see on ka see mõte, et võtan kõigepealt ise aja ja reflekteerin, et kas ma võtan selle aja ja mõtisklen, et mida ma tegelikult ise muuta saan selles olukorras, et mis seal üldse nagu juhtus. Analüüsin, vaatan teist inimest sellise neutraalse poolega ja mida mina ise vajan selles olukorras ja siis vaadata, kas mul on üldse vaja minna teisele osapoolele ütlema või saan ma selle ise ära lahendada, et jah, et reageerib võib-olla just ohuolukorras, et just spontaanne ja peabki reageerima. Kuulan ära ja püüan mõista ja soovitan tal ise kolleegiga rääkida. Ja just, et kui tuleb keegi rääkima, kuulan ära ja siis suunan inimese nagu ikkagi ise seda tagasisidet andma, aga see on juba tegelikult läheb sellise reflekteeriva tagasiside alla, Triin, eks ju. Et see on selline, kus ma tegelikult aitan teisel inimesel seda olukorda reflekteerida, temal selgust luua ja mida ta peaks siis üldse oma kolleegile ütlema minema. Et see on see viis ja siis on tal palju lihtsam juba minna ja astuda sinna teele. Nii et need olid sellised mõtted, mida jagada, et millised need tagasisided on, et erinevad viisid. Aga Triin, mis toimub kõik seal inimese sees, kui me võime mõelda, et millist anda ja millal anda ja kuidas anda ja kellele, eks ju, ja kes, et siis aga mis seal inimese sees toimub? Ja, et ennem kui ma hüppan selle sisse, lihtsalt ma tahtsin kommenteerida nii ilusasti selle, et esiteks see, et tunnustan nii vägevalt töötate kaasa meie chatis.
super. See info on meie jaoks väga väärtuslik ja ma loodan, et teil jääb aega ka lugeda, mida siis osalejad kirjutavad. aga tahtsin korra öelda see läbi nii-öelda teiste või siis läbi juhi, just ennekõike läbi juhi see tagasiside andmine, et see on selline nagu juhi kasutamine kilbina, et lihtsalt niisugune mõttena, et see on selline ohtlik moment, et väga paljudes tiimides seda tegelikult esineb kogemusena, käies tiimide sees ja see tekitab selle, et juht võtab ju vastutuse tegelikult ära, et see on väga tugevalt see selline muster, kus luuakse tiime, kus tiimiliikmed ei võta vastutust, et võib-olla lihtsalt selline märksõna siia ohukohane sisse tuua. et ja teinekord tuleb tahtmatult juhi poolt, sest juht justkui siis ju omab seda infot ja kontrollib olukorda. ja nagu öeldakse, et paneb selle enda suunal tööle, aga see tiimi nagu ei toeta, et võib-olla lihtsalt selline mõte siia juurde. aga ja, et te tegite sissejuhatuse siin alguses ka tähendus, kogemus ja tunne ja mina lähen teiega teele kahel suunal nüüd. Esiteks see, et me vaatame nüüd siis seda, et kui sina kui andja, vaatame, mis siin pooles siis toimub, et nagu, mis need väljakutsed meie sees siis tegelikult on, ennem kui me üldse lähme seda tagasisidet andma ja siis pöörame teistpidi ja vaatame siis selle teise osapoole ehk siis selle saaja poole, et mis need siis need punktid on, mida siit võib-olla kaasa võtta täna. Esiteks see, et tagasiside kui selline, et see tähendus, miks ma küsisin seda sinu käest täna, on see, et tagasiside, et tagasisidesse suhtutakse natuke, see on mingi asi, mis tuleb ära teha, see on mingi infojupp. Aga siis võtta kaasa see, et tagasiside meie bioloogia, meie keha jaoks ei ole lihtsalt info. Et tegelikult see on üks sotsiaalne sündmus meie aju ja närvisüsteemi jaoks, kus siis kogu meie süsteem analüüsib seda, et okei, et kui sa paberile joonistad sellise kahepoolse noole paremale vasakule, siis meie keha sees tegelikult põhimõtteliselt inimene, kui me lähme seda tagasisidet andma, tekib see nagu see tunnetus, et oota, et kas see on minu jaoks praegu nagu turvaline ehk siis ohutu, üks noole pool. Või siis see, et keha ja närvisüsteem otsustavad, et wow, et see olukord on praegu minu jaoks ebaturvaline ehk siis ohtlik. 2 viisi võib tekkida sealt ja see tähendab seda, et mismoodi see meid siis käituma paneb. Ja kui süsteem otsustab, et nüüd sina kui andjana lähed, et see kuidagi see kontakt selle inimesega või see ruum, mis meil tekib, on kuidagi minu jaoks ohtlik, ebaturvaline, siis me lähme kaitsesse. Ja mõelge nüüd selle peale, et kui mina juba tagasiside andjana olen kaitses, eks, et mida see meiega teeb, kuidas see käituma paneb. Ehk siis ma tahaks lihtsalt panna siia lauale võib-olla sellise, et me selle tagasisidega juhtimismaailmas natuke liiga palju vastutust paneme selle tagasiside peale. Ehk siis tegelikult tagasiside on just kui üks element sellest, aga meil peab palju rohkem oskuseid olema. Esiteks andja ja saajana peab meil olema ja tegelikult nii sisemine, välimine eneseteadlikkus väga kõrge tegelikult. Et me peame olema endast teadlikud ja teisest osapoolest. Teine element on siis see, et me peab olema oskus olla ebamugavusega. See peab olema meil mõlemas olemas, et oskus olla ebamugavusega. Ja see tähendab seda tegelikult, et see on ju enesejuhtimine. Ja kolmas element, mis siis tegelikult loob seda pinnast ja seda ruumi, on tegelikult siis psühholoogiline turvatunne, ehk siis tegelikult küsimus, et kas see suhe on tegelikult turvaline üldse. Nii-öelda mina kui andja, minu vaates on ju, kuidas see kogemus on olnud ja saaja vaates. Ehk siis, miks ma küsisin täna sinu käest seda tähendust ja neid kogemusi ja tunnet, siis sinu keha sisse on tegelikult see kõik nüüd programmeeritud, kuidas sa suhtud tegelikult tagasisidesse, et kui sa oled nüüd andja ja tuleb see info, et okei, ma pean seda tagasisid tegema, siis kogu sinu keha taha tekib see inerts, et oota, millised mu kogemused on olnud, et ehk siis kuidas ma tegelikult, mis tähenduse ma olen tagasisid andnud, et märgata seda iseenda sees, sest see määrab ära, kuidas me käitume ja asjad lähevad, nagu öeldakse, uppi hetkest, kui me oleme nii-öelda sellise negatiivse või nagu sellise ebamugava tähenduse sellele tagasisidele andnud. Ehk siis meie reaktsioon ja kogu meie käitumine on seotud selle tähenduse külge, millele ma palusin täna sul ka natuke sisse vaadata, ja sellele kogemusele. Ja põnev fakt sulle siia juurde, et öeldakse, et need inimesed, kes siis tagasiside nii-öelda saajana on kogenud seda nagu ebaturvalisust selles kontaktis, mina kui saaja, see kontakt on olnud ebaturvaline, siis öeldakse, et need inimesed, nende jaoks on ka tagasiside küsimine ja edasiandmine tegelikult väga keerukas. Seda on raske teha. Ehk siis see on see keerukas pool nagu juhi vaates ka, et see vastutus on juhil tohutu suur. Et sinust sõltub see, kuidas see inimene, kellele sa tagasisidet annad, kuidas tema edaspidi ka küsib ja seda vastu võtab ja edasi annab. Et see ahel on siis selline, et uuringud näitavad, et sellist huvitavat viidet. Aga ma ei tea, kui palju te olete teadvustanud seda, et tegelikult tagasiside andjana
et sa ei juhi lihtsalt seda, et sa annad tagasisidet, vaid sa juhid tegelikult närvisüsteeme selles vestluses, mis on oluline asi, mida me tihtipeale nagu ei taju, et see, mis siin toimuma hakkab või hakkab seal koha peal ja see ettevalmistus, see on tegelikult see, et mis minu närvisüsteemis toimub ja ka see, et millise ruumi ma loon, sellepärast et vaadake, kui mina andjana olen ärevil, on ju, avaldab see mõju tegelikult teisele inimesele, sest tema närvisüsteem ütleb, siin on midagi kahtlast, sellepärast et keha hakkab ennem lugema seda, et milline on hääletoon, kas sa oled pinges või mitte, milline on sinu kehakeel, on ju, see kiirus, on ju, kui kiiresti sa räägid võib-olla. Ja tema on jälle see, mäletate, need nooled parem-vasak ja tema keha otsustab, et kas see sinuga kokkupuude selles ruumis on ohtlik või turvaline tegelikult. See tähendab, et miks see juhtub vahest, nagu mõned juhid ütlevad, et ma ei tea, ma nagu ei ütelnudki midagi, nagu info mõttes, miks ma ütlesin, et tagasiside ei ole info, on see, mis toimus kehas, mis seisundis olid sina tegelikult sinna vestlusse minnes. Ehk siis küsimus sulle, kas sina lähed vestlusse rahus või hirmuga? Ja seda sa saad küsida iga kord iseenda käest, mitte ainult see, mida sa üldiselt teed, jah, see annab fooni, aga tegelikult ka iga inimese ja olukorraga võib meil erinev tunne ju tegelikult tekkida. Nii et mõtle ju ise ka, kui sinu vastas on rahulik inimene, kes on selline võib-olla toetav, usaldust tekitav, ta on avatud, toetav, soe, mis tunde see tekitab, mis ruumi see tekitab. Ja nüüd mõtle sellele, kes on seal selline hirmunud, ärev, pinges seal vastas, et mis tunde see tekib, ehk siis see ruum, mis seal tekib. Ehk siis jäta endale meelde, et probleem saab alati alguses sellest tegelikult, mis seisundis juba siis tagasiside andja sinna läheb, ehk siis kui me lähme stressiseisundis, siis stressiseisund on see, mida vastaspoole närvisüsteem loeb. Okei, see on ohtlik, siin on mingi pinge, siin on mingi jama, usaldust ma ei saa täielikult rakendada ja see viib tagasiside vastuvõtja sinna kohta, kus ta tegelikult mõtlemisvõime, õppimisvõime, lahendustele tulemise võime, innovatsioon, see kõik langeb tegelikult. Ehk siis sina lähed sinna, oled teatud seisundis, ootad temalt kaasamõtlemist, õppimist, lahenduste pakkumist, aga kuna sa lood juba sellise ruumi oma närvisüsteemiga, siis ei ole nagu loogiline, et sealt midagi väga head välja tuleb. Toon näite sulle. Ma olin alustanud juht ja külastasin selline, kus kliendid nii-öelda kauplus jaekaubanduses ja läksin ühte üksusesse sisse ja ma nägin, et seal kliendid ei ole hoitud, aga kuna ma olin uus juht ja mul suhet ja usaldust tugevalt ei olnud, siis ma jalutasin rõõmsalt sellest esindusest välja ja ma ei andnud seda tagasisidet kohe ära tegelikult, sest seda oleks pidanud tegema. Ja läks umbes nädal aega mööda ja ma sain kolleegidelt ka tagasi, et kuule, et sa oleks pidanud selle ju ära ütlema. No ja siis ma olin täielikult pinges, sellepärast et mul suhet ei olnud ja oskustega oli ka nii ja naa ja siis ma tormasin sinna esindusse sisse ja siis võtsin meeskonna kokku ja siis ma tegin seda üsna selliselt ebaselgelt, kiirelt, neid kaasamata, rääkimata üldse, mis edasi saab ja kujutage ette, mis sellest edasi sai. Paanika. Ütleme nii, et see meeskond oli paanikas päris mitu päeva, millest tuli neid välja juhtida, sest nad ei saanud üldse aru, mis juhtus, kuidas edasi. Ehk siis küsimus sulle, et kui su vastaspool, kui sa ütled nii, et tema käitub veidralt, küsi aeg-ajalt enda käest vastu. Äkki ma käitun ka veidralt. Et see on see pool, mida me sageli tagasiside andmisel ei näe, et me ütleme, paneme sildi külge, et tema käitus nii veidralt, aga me ei vaata sinna sisse, et oota, mis seis minu sees oli. Ja ma annan sulle 3 sammu kaasa, üks tööriist. Et kui sa hakkad siis vestlusse minema, et mida siis enda poolt kaasa võtta. Kõigepealt on see, et tegelikult teadvusta, mul on, mis tunne. Teadvusta seda tunnet, et selle eesootava tagasisidega seoses, mis tunne mul on. Sest sellest hetkest alates, kui me tegelikult tunde välja ütleme, maandab see seda. Järgmine teine samm on see, et teadvustama hirmu, ehk siis ma kardan. Mida ma kardan? Selle tagasiside juures või selle inimesega seoses või selle teemaga seoses teadvusta hirmu. See juba seda fooni võtab alla ja see, et sa kirjutad selle välja ja räägid selle välja. Ja kolmas, vaat see hakkab mängu muutma, on ikkagi see, mille külge sa ankurdad, on see, et kõige olulisem on. Ehk siis sa sead eesmärgi, et kui ma lähen sellesse vestlusesse, ükskõik mis on, mis minu sees toimub ja temast tuleb, siis mis siis ikkagi kõige olulisem on ja vaat see on see ankur, mille küljes ennast hoida. Jaa. Nii. Ja kuna aeg jookseb armutult ja ma tahaksin sinu käest praegu tagasisidet küsida, aga saad seda jagada lõpus, siis ma jagan korra sulle siis selle nagu vastuvõtja vaate ka välja. Ehk siis me unustame ka selle ära, et see, kes meil tagasisidet vastu võtab, et temal on ka oma kogemused, temal on ka oma närvisüsteem.
ehk siis tema reaktsioon ja vastus sellele, noh, mis iganes sina teed, on täpselt see, millised on tema kogemused ja see tähendus, mis ta tagasisidele on andnud. ehk siis sageli on nii, et see, mida me edasi anname tagasisidena, see ei ole üldse seotud sellega, et kuidas me andsime võib-olla teema, vaid see on üldse inimese enda kogemus kunagisest. Et juhina sa võiksid mõelda või ka tegelikult tiimiliikmena, et kui tihti me sellest räägime, et minul kohe tekiks uudishimu, et kui mul on see meeskond ja need inimesed, et kuule, et aga millised sinu kogemused on üldse tagasisidena olnud või kuidas need tavaliselt sind tundma on pannud, et kui mul juhina või meeskonnaliikmena see sisend oleks, see annaks palju rohkem mõistmist, et miks inimesed käituvad nii, nagu nad käituvad ja mida nad vajavad selles tagasiside kontaktis. Aga et lihtsalt meil tuleb mõista, et me oleme meie kogemused ja meie reaktsioon tuleb sealt ja meie vastus ja meie tähendused ja kõik need varasemad sotsiaalsed hülgamised või mõistmatuse või häbikogemused, need siis väljenduvad sellel hetkel, hüppavad välja. Ja inimesed annavad tähenduse see, et kui sa annad tagasiside, et oota, kas ma olen nüüd halb töötaja või see on konflikt või milline meie suhe on, oota, milline mu suhe ikkagi meeskonnaga on. Et kogu aeg me mõtleme läbi tähendust, et see, mis siit tuleb, mis tähendus sellel on. Ja ma ütlen sulle, kui te neid küsimusi meile saatsite, siis see oli niisugune huvitav asi seal, et me küsime sageli, et kuidas tagasisidet anda nii, et suhe, noh, nii-öelda, et see suhe jääks alla, et me ei lõhuks seda suhet. Ma võin kohe teile ära öelda, et et miks see tagasiside teema nii aktuaalne on sellepärast, et see on andjale ja saajale mõlemale ohtlik. Nagu ma ütlesin, see on sotsiaalne sündmus. Öeldakse, ajukeskselt on sinna sisse oht kirjutatud. Me võime ühte ja teistpidi sellest rääkida, aga see nii on. Aga äkki võiks vahelduseks küsida, aga me võiks rohkem vaadata seda, et milline suhe või kui tugev see suhe ennem tagasisidesse minekut juba oli. Et me küsime tihtipeale seda, et oli tagasiside ära, et nüüd see suhe on katki, aga küsi endalt, et kui tugev see ennem oli, sellepärast et nagu alguses sai räägitud ka, et selleks, et see tagasiside toimiks mõlema jaoks, on väga tugevat turvalist suhet vaja. Ehk siis me keerame ajukeskelt kõik tuksi selle tagasisidega sellest hetkest alates, kui me eelnevalt ei ole loonud või meil ei ole loodud turvalist pinnast. Või ka siis selle vestluse ajal me kaotame turvatunde, sest põhimõtteliselt sellest hetkest alates, kui tekib see küsimus, väga huvitav, miks ta käitub nii, nagu ta käitub praegu, ma ei tea, solvus või läheb ära või vaikib, järsku on mingi muutus, siis tegelikult on see viide meile, okei, ma pean taastama seda turvetunnet ja seda suhet praegu siin, sest inimeses see ohufoon läks väga kõrgele. Ja siis ta läheb kaitsesse ja see kaitsmine väljendub meil igalühel erinevalt, see nii-öelda reaktsioon. Ja see on pigem info, mitte hinnang sinule. Ehk siis mõelda sellele, et me ei saa kontrollida neid reaktsioone, aga mis on meie teha, on see, et me saame minimeerida seda hinnangulisust, maksimeerida selgust ja siis seda nii-öelda austust ja ennekõike siis seda suhet, mis pinnas see on, ja millele me seda tagasisidet ehitada tahame. Jaa. Ehk siis üks viimane märge, et anda Kristile üle seal, me oleme siin ajaga niikuinii natuke nagu näha sellest tehnilisest viperusest üle läinud, siis võib-olla lihtsalt mõte sulle kaasa, et kui üks vaade on, et see juhi seisund mõjutab või selle andja seisund mõjutab siis seda tagasiside vastuvõtjat väga tugevalt, siis üks element veel peale selle seisundi ja kõik see pinnas, mis seal on, mõjutab siis 3 seda psühholoogilist põhivajadust, et kui me neid tabame, ehk siis kui me tabame autonoomsust inimese puhul, kompetentsust või seotust, siis vahest on see, et kogu vestlus läheb täiesti normaalselt, aga kui me tabame ühte neist, siis on see, kus võib-olla vastaspool murdub. Et see on selline üks oluline moment, mida siis teadvustada. Nii, aga lähme edasi, Kristi. Ja ma väga tänan ja siit tuli ka küsimus, et Kristi näide ütleb, et ma pean andjana tegelema ka saaja närvisüsteemiga. Et selles mõttes saaja närvisüsteemiga tegelemine, jah, coach'ide superviisoritena meil on tõesti tehnikaid ja seda me saame ka jagada meie sellisel fookuspäeval ja coach'iva juhtimise programmis, et täna kahjuks ei jõua sinna, aga on küll tehnikaid, kuidas me saame ka tegelikult selle saaja ju vastivõtja närvisüsteemiga toimetada, aga peamine on ikkagi seesama, mis Triingi rääkis, et kui me ise oleme paigas, me ise oleme rahus ja me tegelikult oleme enda jaoks need teemad läbi mõelnud, siis me juba loome ka selle turvalisema keskkonna sellele inimesele läbi selle, et meie ise käitume ja oleme kas siis austavalt, väärtustavalt ja tegelikult loome seda turvalist keskkonda selle teile inimesele, sest me teame, et vastaspool niikuinii reageerib.
et see on nagu, et see ootus võib-olla meil vahest on, et inimene ei peaks reageerima, võtab rahulikult vastu, kuidagi võib-olla ähmastab seda, et pigem lähme ootusega, et niikuinii reageerib. Ja siit käis ka läbi, ma näen chatis see klassikaline sandwichi meetod, et mida tegelikult täna on isegi maha tehtud ja maha tehtud just sellepärast, et ta ilmselt töötab väga hästi siis, kui see kõik on hästi loomulik. Ja see on tõesti nagu siiras, mitte see ei ole kunstlikult, mõtlesin välja tunnustava tagasiside etteotsa, siis annan selle nii-öelda selle korrigeeriva tagasiside ja siis panen lõppu tunnustava tagasiside. Et kui see kõik on hästi loomulik ja päriselt nii sa mõtledki ja see on siiras, siis ilmselt ta võib ka toimida. Aga tavaliselt öeldakse, et punnitatakse sinna ette mingi positiivne asi, lõppu mingi positiivne asi ja siis tahetakse seal vahepeal see tagasiside ära öelda. Aga nii nagu minu näites, et mulle jääb meelde tegelikult ainult see negatiivne. Ehk siis, kui ma võtan negatiivselt tagasisidena, siis see jääb mulle niikuinii meelde ja kogu see positiivne kukub vahelt ära. Et võib-olla see sandwichi meetodist võtta kaasa see, et see vestlus ise võiks olla selles mõttes positiivsel toonil. Alata positiivsega, lõpeta positiivsega, lihtsalt nagu olekuga, vestluses, omavahel suhtluses ja siis vahepeale arutada seda arendamist vajavat kohta. Et võib-olla see on see, mis siit sandwichist nagu kaasa võtta. Ja meetod, mida me täna tahaks teile kaasa anda, on siis hoopis koma meetod. Ja koma on jah, seesama koma, mis me lausessegi paneme koma. Ja see mõte on nagu selles, et vaadake, et kui lausesse koma paned, et siis ka, et on lause esimene osa, siis on koma, siis tekib nagu väike paus. Ja alati midagi juhtub peale seda koma, midagi läheb hoopis võib-olla teises suunas, kas midagi täiendatakse, midagi võib-olla muudetakse hoopis selle lause kohta või pööratakse hoopis ümber. Nii et selles mõttes komal on lauses ikkagi päris oluline koht ja just, et ta on ka pausi koht. Ja siin me annaksimegi siis ühe sellise koma meetodi teile, et kuidas siis tagasisidet anda, mis oleks hea ja lihtne igapäevaseks kasutamiseks. Ja muidugi see eeldab seda, et te olete enne maja maha võtnud, enda emotsiooniga töötanud, läbi mõelnud, mida te soovite saavutada selle tagasisidega ja kuhu liikuda, ja mis on võib-olla sinu vajadused selles olukorras. Ja mis siis see koma tähendab, et hea oleks see, kui te praegu võtaksite võib-olla ka mingisuguse näite, kus te teate, et te peaksite tagasisidet andma. Midagi meenutage, mingisugune olukord, mis teil tundub, et kus te peaksite tagasisidet andma, et siis te saate võib-olla nende sammudega minuga kaasas olla. Nii et esimene siis koma ehk siis K-täht on kontakt. Ja see tähendab seda, et küsi sellelt inimeselt ka nõusolekut vestluseks või sobivaks ajaks. Et näiteks, et kuidas sobib sulle praegu rääkida täna hommikusest koosolekust? Et see on siis see esimene, see K-kontakt, ehk sa leiad ka selleks sobiva aja ja kui ta ütleb, et on see mingi muu aeg, siis lepitegi selle nagu kokku. Et kas sobib sulle rääkida ja kui saate uuesti kokku, siis küsida, et kas nüüd me leppisime kokku praegu, et sobib sulle rääkida sellest hommikusest koosolekust. Teine siis komas on O ja O tähendab olukorda. Ja olukord on nüüd see, mis on vaja edasi anda, et ehk siis see mingi tegevus, mida sa näed, et on vaja korrigeerida, aga see tuleks anda faktipõhiliselt, hinnanguvabalt ja üks teema korraga. Sest inimene, see vastuvõtja peab ju seda ikkagi vastu võtma ja seedima. Ja see on näiteks selle sama koosoleku puhul, et ma märkasin, et tänasel koosolekul sa rääkisid suure osa ajast. Et mis tõttu mulle jäi vähe aega, et arutada projektiga seoses tekkinud küsimusi. Et see on see olukord, see on fakt. Et sa rääkisid suurema osa ajast ja minul jäi vähe aega arutada projektiga seotud küsimusi. Et see on see fakt, mis ma välja korjasin. Ei emotsiooni, ei mingisugust sellist ülevoolavat muud juttu sinna vahele, sest muidu, kui me hakkame seda kuidagi ilustama, siis tekib see olukord, et ta läheb peitu sinna teiste sõnade vahele, et kui siis öelda täpselt ja konkreetselt. Ja kolmas selles komas on M ehk siis mõju. Ja see on see, kus sa ütled siis sellise konkreetse mõõdetava mõju, kas mingi kahju või kasu, sest seda sama meetodit te saate ju tunnustamise puhul samamoodi kasutada. Et mis siis ikkagi see olukord siis tekitas? Et mul on keeruline selle projektiga tähtajaks valmis saada ilma tiimi sisendita.
et see oli see mõju minule, et mul ongi tegelikult keeruline selle projektiga nüüd valmis saada, sest ma ei saanud sealt koosolekut, sest mul jäi vähe aega tiimiga arutada ja sisendit saada. aga ma ei pea seda selgitama, vaid ma ütlen väga konkreetselt. mul on keeruline selle projektiga tähtajaks valmis saada ilma tiimi sisendita. see on see konkreetne mõju. ja nüüd on siis see arengukoha koht ehk siis A ja sealt tulebki meil koma ja see on arengukoht. ja kui me võtame sellise edasiviiva tagasisidena, siis ta on see, et paku, mida edasi teha. Ehk siis see on see sinu vajadus või sinu soov, mida sa tahad esitada sellele teisele inimesele. Et see võiks kõlada näiteks nii, et palun jälgi koosolekul, et sa jääksid etteantud ajapiiridesse. Et väga selge ja konkreetne soov, see on see, mida ma soovin, et meil on etteantud aeg koosolekul ja palun jää sinna. Aga mida selgemalt ja konkreetsemalt ja täpsemalt sa ütled, seda suurem tõenäosus on see, et see jõuab inimesele kohale. Ja siit võib tekkida ka arutelu, et kuidas sina seda olukorda näed või mis veel annab siin nagu muuta. Ja kui minna reflekteeriva sellise tagasiside juurde, siis läheks üle ka küsimuste peale. Ehk siis ma nagu üldse ei teeks võib-olla seda koma meetodit, vaid siis ma küsiks, et kuidas sobib arutada hommikust koosolekut, et kuidas sina seda koosolekut näed, et mis see täna toimus? Et mis mõtteid see sinust tekitas? Mis tunded sul sellega seoses on? Ja võib küsida ka, et mis läks hästi? Mis oli väljakutseks? Ja hea küsimus on, et kui sa saaksid seda koosolekut uuesti teha, mis sa siis teeksid teisiti? Et see on viis, kus kuulata ka selle teise osapoolega, et mis seal juhtus, miks ta hakkas rohkem rääkima. Võib-olla olid temal mingid takistused, võib-olla ta juba annab ise endale tagasi, et tead, ma rääkisin nii palju, mul oli läbi mõtlemata, ma ei andnud sulle üldse aega rääkida. Et võib-olla sa ei pea üldse andmagi talle tagasisidet. Nii et need on need kaks viisi sellisest edasiviivast ja reflekteerivast tagasisidest. Ja võib-olla üks hästi oluline koht, mida siin kasutada, on mina sõnum. Et kui te märkasite ka komas, ma rääkisin läbi iseenda. Ehk siis mina tundsin, mina märkasin, et ma ütlesin küll, et sina tegid, sest see oli konkreetne tegevus, on ju. Aga mina märkasin, et sa tegid ja kuidas see mulle mõjus, ma räägin mulle mõjust. Et see tähendab seda, et kui on mina sõnum, siis on suurem tõenäosus on see, et keegi ei saa ju sellele vastu vaielda, sest see on see, mida mina tundsin ja mida mina nagu märkasin ja mina nägin. Ja kui ma ütlen, et sina tegid ja sina peaks teisiti tegema, siis see kõlab süüdistusena ja tegelikult inimene lähebki kohe kaitsesse. Et läbi mina sõnumi on ka lihtsam see, et kui ka osalejatest keegi küsis, et kuidas siis aru saada, et kas tagasiside on ikkagi tagasiside või see on minu isiklik arvamus, et tegelikult võt nüüd neid asju võiks ju nii teha, on ju. Et siis see mina sõnum aitab ka seda leevendada, et sealt saab juba arutellu minna, et mina tundsin sellises olukorras nii ja ilmselt ju vastaspool vastab sulle ka, et kuidas siis tema seda asja näeb, et sealt võiks minna tegelikult kuulamise peale. Et tagasiside võiks olla isegi see, mis sa ütled, on konkreetne ja lühikene, aga enamus aega võiks hoopis kuulata teist osapoolt. Et aru saada ja mõista, mis seal olukorras tegelikult toimus. Et äkki on ka midagi, mida ma ise ei märkanud, midagi enda kohta, midagi, mida ma saaksin ka ise ära teha. Ja et selles mõttes selline anname need kaks mudelit nii-öelda selle selge sõnumina koma mudeli näol ja siis sellise nagu kuulamismudeli siis sellise reflektiivsema tagasisidena ja pigem, et võtame seda tagasisidet kui sellist õppimiskohta, kus me kõik koos saame areneda ja kasvada. Ja turvalisuse loob see, et me teeme seda igapäevaselt, et kui me teeme seda vahest harva, kvartalis korra või aastas, siis ta ongi ebamugav. Aga kui see muutub meil igapäevaseks, et me korrigeerime ja räägime juba väikseid asju jooksvalt, et siis see juba toetab. Ja see on ka põhjus, miks näiteks üks-ühele vestlused on väga head. Et kui teha regulaarselt üks-ühele vestlusi, siis juba saab ennetada mingeid teemasid, mille puhul on vaja tagasisidet anda, sest seal juba arutatakse, et mis toimib, mis ei toimi ja ka uuringute järgi näitab, see annab juba nagu ennetada neid olukordi, mis võiks nagu valesti minna või teisiti minna. Et siis on nagu regulaarne, aju on rahunenud, see on turvaline, sest me kogu aeg tagasisidestame, et siis ta võib-olla võtab ka rahulikumalt vastu. Ma ei tea, Triin, ma praegu küll võtsin sinu teema üle, aga ma loodan, et see
et ja kõrvalekalle ju igapäevasest on juba see koht, kus me oleme valvel, vau, mis siin toimub, midagi on mhm, teistmoodi, onju. aga kui see on see, et see on igapäevane asi, et me teeme seda iga päev siin ja et see on elementaarne, see on harjumuslik, onju, me oleme tegelikult ju harjumuste kogum. nii et siis see toetab ja kindlasti. mhm. Ja meie webinar on lõpule jõudnud. nii et kuna meil nüüd läks natukene aega selle salvestuse teema peale, et siis ma mõtlen, et mis sa arvad, Triin, et kui teeks ära loosimise, sest kuna inimesed on arvestanud, et kell Mhm. 11 ikkagi meie webinar ja, lõpeb ja, ja siis me tahaks kindlasti saada teie käest ka tagasisidet, et kes saavad kauemaks jääda sellise võib-olla 5 minutit, et et küsime ka teilt väikse tagasiside meie praegusele webinarile kohe ja chatis, aga et kes peavad kell 11 ära minema, saame täiesti sellest aru. Ja mis siis meil loosimises on? Et kes siis kas järgi kuulavad või hiljem liitusid, et meie loosimises on siis 3 pääset coach iva juhtimise fookuspäevale, mis toimub 13. veebruaril. et meie Triinuga oleme seda Avangkeskuses läbi viimas. sinna tulevad ka meil praegu vähemalt planeeritult on 2 inimest, kes tulevad ka rääkima oma kogemust ettevõttest, et nendega veel läbirääkimised käivad, neid ei saa välja hõigata ja toimub see terve päev ja Avangkeskuses kohapeal ja olete väga nagu oodatud. Ja 3 pääset ja ma mõtlesin, et kuidas me loosimist teeme, et äkki Triin, sina ütled numbri ja mina lihtsalt siin osalejate seast vaatan, kes mis number on ja siis ma vaatan nii, et 72 on kokku, okei. 33. ohoh, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 33 on nüüd vot, ta on Piret. Mhm. Aga ma ei tea, nii, kui palju meil neid Pireteid siin on, sest ta on lihtsalt nimega Piret ja ega ma rohkem ei näe, eks ju. et kui Piret teab, oskab oma panna kas muuta või on siin mitu Piretit, et Piret pane oma nimele mingi märge juurde. pa, jah, pane mingi märge juurde, siis ma näen, kas see on õige Piret, sest Pireteid võib mitu olla, ma küll ei vaadanud. aga Piret, kui sa kuuled meid, siis ole hea, palun chati oma email, et siis me saame sinuga ühendust võtta, et siis me teame, et sina oled see Piret, sest Piret üksi ei ütle meile midagi. Kristi või minu siis sinna eraldi chati, et mitte avalikult ei pea seda jagama. ja, ja nii, järgmine number. nii, praegu Piret ei reageeri, ma kuulen okei või ma näen okay. vähemalt. Piret võib olla ka kuulamises, et võib-olla ta siis kuulab järgi. ja okei okei. Nii, siis järgmine. ühesõnaga 1 Piret sai siis praegu endale pääsme fookuspäevale. nii, ütle järgmine number. 51. oh, 51, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 1. on keegi, kelle nimetus on laptop? Hmm. ahah, nii Piret ilusti andis oma emaili. nii et Pireti saime kätte ja nüüd on laptop. kelle nimetus on laptop? saab panna ka kontakti, okei ja aitäh, laptop juba kirjutas, paneb emaili meile. nii, Piret Klaats ja siis meil on laptop ja ütle uuesti 1 number. võtame siis lähemalt. 15. ahah, kohe. nii, 5, 10, 5, 15 on Eve Klaas. ei, Eva Klaas, vabandust, Eva. või öeldakse Eva? kuidas öeldakse? Eva või Eva? ja, et ole hea, palun pane samamoodi oma emaili aadress. Nonii, nii, otsustab kas viimane siis. Eva Klaas kuulis, märkas, et tema on fookuspäeva auhinna saaja. nii et 3 fookuspäeva auhinna saajat on meil välja loositud, et Eva käest ootame siis kontakti praegu. ja viimane auhind on meil siis coach iva juhtimise aastane programm, mis stardib märtsis ja lõpeb siis hoopis vist, issand, see oli jaanuaris või detsembris. praegu jään võlgu, aga aasta aega. nii et ja Evalt ootame ka, Eva kenasti märkas, nii et aitäh. ja nüüd siis coach iva juhtimise aastaprogramm, et kes siis on valmis tulema coach iva juhtimise aastaprogrammi? 40. poole hinnaga siis. 43. ohoh. ma ei tea. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ja üks, kaks, kolm on keegi Kristi. See ei ole mina. keegi Kristi. ei tea, kui palju siin Kristisi on, et minul on nad Triin Konradi ja Marion Miileni vahel on see Kristi, aga ma ei tea, kuidas teie vaates on. et Kristi, kas sa kuuled meid? Kristi siis ka äkki kirjutab, jah. et Kristi. nii, nii Kristi, kas sa kuuled? Kristi praegu ei reageeri. aga liigume praegu selles mõttes edasi, loodame, et Kristi praegu kuulis, et coach'iva juhtimise programm oli temal võita ja vaatame siis, loodame, et ta saadab ka kohe oma kontakti. ja kes siis siia on veel jäänud, et Triin, kas sa võtad korra? ja meil on teile tegelikult küsimused ka, 2 küsimust ja tahaks, et sa saad täpselt seda reflekteerida enda teel olemist, see tund aega, mis sa võtsid seda väärtuslikku aega, et mõtestada tagasisidet. sa võiksid korra siis mõelda, paberile kirja panna ja chatis jagada meiega. ehk siis, mis on see üks asi, mida sa hakkad tagasiside andmisel võib-olla siis teisiti tegema? väike killuke võib-olla, mis oli see vana uus või mingi meeldetuletus, et mis see siis ikkagi on? et mida sa siis siit, mis tõuke sa said, et mida sa hakkad tagasiside andmisel teisiti tegema? komameetod ja komameetod, super. ja reaktsioonid ja see seisund on ju, komameetod, tööriist. ja enda seadistus. imeline, kui igaüks sinna kirjutab, et mina sõnum, turvaline õhkkond, emotsioonid, regulaarsus. inimene reageerib nagunii. seisund, kasutan tihti küsimuste esitamist, arutelu tekitamine ja suhtluse analüüs ehk turvatunne, suhe ja tehnikad. Rõõm. tublid, et te jagate, aitäh teile, see on hästi väärtuslik meie jaoks. ja teine asi, mida sa saad kalibreerida ka 1-10 ehk siis selline, kui palju sa said enda jaoks täna kasu, sest sa tulid ikkagi ju, sa saatsid meile vähemalt 140, saatsid oma küsimuse, aga su enda sees ka, isegi kui sa meiega ei jaganud, on ju, siis sul oli see mingi, et ma lähen, nagu öeldakse, kasu lõikama enda jaoks. et mis see oli 1-10 selline kasu, kui sa mõõdad enda jaoks, et sa võid seda jagada ka. et ja siin iga hinne, kõik on asjakohane, ei ole õiget ega vale vastust. ja kindlasti kõigile küsimustele me ei vastanud siin chatis nagu ja ka sellel nii-öelda vestlusel ja kohtumisel, et me töötame tõesti selle kuidasiga ja selle kultuuri loomine, mis on väljakutsed ja kuidas sellega töötada ja kõige sellega juba fookuspäeval ja kes juhina tunneb ka, et tahab veel suurema sammu edasi teha, siis juba coach'iva juhtimise programmis, sest mingid asjad vajavad enda sees mõtestamist, harjutamist, seadistamist. jaa. nii, ma näen, et kõik vastused on tulnud, täname selle tagasiside eest, et nii saame meie ka parandada oma webinari, et siis me teame ka tulevikus, et kuidas ja mis teemasid veel teie juurde tuua ja samuti ka fookuspäevale võtame need mõtted kaasa, nii teie küsimused kui ka siis siit tulnud mõtted ja selle pealt me kindlasti arendame oma fookuspäeva ja ka coach'iva juhtimise programmi edasi, nii et aitäh teile selle sisendise eest, et te olite, et te meid kuulasite, et mul on üks mure ainult, et praegu ma ei ole märganud, et Kristi on saatnud oma kontakti, kellele me coach'iva juhtimise Kristi programmi. saatis ja Kristi on pannud mulle, nii et. ahah, leidsid, väga hea. ja. nii et meil on Kristi kontakt ka olemas, nii et super, suur aitäh teile ja loodan, et saate liituda tagasisidega edasi, nii et ta on lihtsalt tagasiside. et ta on ikkagi sõber ja millega koos saab kasvada. et need emotsioonid on need, mis tulevad kaasa siis olukordade ja võib-olla selle ebamugavustundega. aga kui seda harjutada, siis saab ainult paremaks, nii et aitäh teile.
ja aitäh, väga aga hea ma tahan nägemus. korraks küsida, kas võib veel? ja, Et ma olen Piret, et mul on selline küsimus lektoritele, et kas te ja, andsite oma tänast ettekannet seistes? ja, Mulle ja see väga meeldis, ma tahtsin teile anda tagasisidet, et mul tekkis tunne, ma pole seda kunagi näinud ja ma olen selle peale nii palju mõelnud ja mul tekkis tõeliselt tunne, et ma olengi saalis auditooriumis koos teiega ja te olete mu ees, et see istuv inimene, staatiline inimene ja see, mis teie tegite, et me oleme tervishoiust oma grupiga. ja me nägime, teid oli palju. Et minu poolt teile suur kiitus ja mulle väga see meeldis. Aitäh! ja suur see aitäh. on põhjusega ka, et täpselt, et kuidas meie keha toimib ja kuidas me paremini tegelikult toimime, nii et hästi väärtuslik peegeldus taaskord meile, aitäh. ja see tagasiside on meile seetõttu ka oluline, et me ju tavaliselt oleme silmast silma ja olemegi saalis ja rahva ees, et siis selline veebikogemus ja hea tagasiside annab meile jõudu, et me teame, et me saame veel edasi minna ja ennast veel kasvatada ja arendada, nii et aitäh teile selle eest. aitäh ja kena päeva.